lõppes siis meil 16. orkaan. Põhirõhk oli sellel korral hajutatud lahingutegevus ja kindlasti ei ole me teinud ka väga tihti seda, et me oma Lääne maakaitseringkonna territooriumil 4 asukohapunktis korraga samaaegselt seda teeme ja saame sellega suurepäraselt hakkama. Ehk siis Lääne maakaitseringkond, 3 malevat, 4 maakonda ja kõigile meestele ja naistele, kes osalesid, suured tänud, sest see kindlasti oli väga keeruline ja raske, kuna me kasutasime ainult olemasolevat taristut, jätsime telgid koju, vaatasime, kust ja kuidas me saame süüa teha ilma välikateldeta. Me kahjuks täna ei saa näidata inimestele pilte, et kui hästi see varjumine ja maskeerimine meil välja tuli, kuna sellise ilmaga õhuniiskus nii suur, et ei kopterid ei taha lennata ja kõik meie droonid ja muud külmuvad lihtsalt ära. Ja kindlasti tuleb veel eraldi tänada Naiskodukaitset, kes tegi ja korraldas väga ägeda ürituse või õppuse evakuatsioonipunktide näol, mis Pärnumaal, ma leian, ja ka tegelikult kogu Lääne maakaitseringkonna territooriumil õnnestus suurepäraselt. Me saime väga palju õppekohti, mitte ainult meiega, vaid meie koostööpartnerid, nii Päästeamet kui ka PPA. Lisaks me ju rääkisime ja arutasime ka seda, et kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakkama või millised ettepanekud on neil selles, et kriisisituatsioonis paremini toimida. Ka see leian, et õnnestus väga hästi ja täna ma tahaksingi peale seda orkaani tänada väga suurt osalejaskonda, kes tegelikult natuke alla 2000 inimesi meid kogu selle lõppusel osales, mis on ju orkaani puhul, ja see on ju vabatahtlik õppus, väga suur number. Aitäh teile, kindlasti sõjameestele ja naistele suured tänud selle eest, et te tulite välja, trottisite külma ilma, aga kahjuks või õnneks selline see meie kodu on ja nendes tingimustes me peamegi oma kodu kaitsma. Eraldi tahan tänada veel kõiki riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ja sellel korral siis tooksin ka välja eraettevõtted ja inimesed, kes lubasid oma taristule meid, ei seadnud meile väga palju piiranguid ja pigem nagu said väga hästi meist aru ja toetavad meid sellega, nii et ka meil edaspidi oma plaane tehes saame kindlasti nende inimestega arvestada. Nii et kõigile suured tänud, sest me ju kaitseme kõik koos seda kodu ja väga hea on, kui inimesed juba ette teavad, et nende toetust on vaja, nad on nõus seda tegema ja mina leian, et nii me saamegi kõige paremini oma kodu kaitstud. Aitäh teile, Lääne maakaitseringkonna inimesed ja ka võitlejad!